Tervist! Ma soovin teile rääkida SQL-i andmekäitluskeele lausete täitmisplaanidest ja nende vaatamisest PostgreSQL-i korral. Kõigepealt, mis asi on andmekäitluskeel? Andmekäitluskeel on siis SQL-i alamkeel, kuhu kuuluvad laused andmete otsimiseks. See on siis select lause ja ka andmebaasis andmete muutmiseks, et sinna kuuluvad siis insert, update, delete ja merge laused. Mida nüüd tähendavad või kujutavad endast täitmisplaanid? Vaadake, need SQL-i andmekäitluskeele laused on suuremal või vähemal määral ikkagi deklaratiivsed laused. Deklaratiivsus tähendab seda, et me selle lausega ütleme andmebaasi süsteemile, mida me soovime, näiteks milliseid andmeid me soovime leida ja nüüd andmebaasi süsteem ise sisemiselt otsustab, et kuidas oleks kõige parem seda soovi täita ja koostab sisemiselt siis andmete otsimise protseduuri. Seda protseduuri nimetatakse täitmisplaaniks ja see protseduur siis on selline, imperatiivne programm, mis siis annab kätte selle kasutaja poolt soovitud tulemuse. See imperatiivsus tähendab seda, et siin selles programmis on selline käskude jada, mida tuleb siis üksteise järel täita ja lõpuks jõutakse niimoodi soovitud tulemuseni. Nüüd, kui ma kirjutan mõne andmekäitluskeele lause, siis tegelikult isegi kõige lihtsamate lausete puhul võib olla andmebaasi süsteemil mitu võimalikku protseduuri, kuidas minu soovi täita. Ja mida keerukamaks need laused muutuvad, seda rohkem erinevaid võimalusi andmebaasi süsteemil selle soovi täitmiseks on. Nüüd andmebaasi süsteemi ülesanne on välja pakkuda selline võimalikult optimaalne lahendus, võimalikult optimaalne protseduur. Mida tähendab kõige optimaalsem, see jällegi sõltub optimeerimise eesmärkidest, mida võib olla sõltuvalt andmebaasi süsteemist võimalik ka häälestada või seadistada, aga see näiteks võib tähendada seda, et optimaalsus võib tähendada seda, et selle mida optimaalsem lause, seda kiiremini see lause täidetakse ja seda kiiremini saadakse kõik tulemused kätte, mis peaksid selle lause tulemusse kuulama. Kuidas siis andmebaasi süsteem jõuab sellise kõige optimaalsema täitmise protseduurini ehk täitmisplaanini, et selleks andmebaasi süsteem sisemiselt koostab siis mitu erinevat võimalikku täitmise plaani, täitmise protseduuri, mis kõik annaksid kokkuvõttes sama tulemuse ja seejärel arvutab andmebaasi süsteem välja iga selle täitmise plaani maksumus. Ja selle maksumuse arvutamiseks kasutatakse andmebaasi statistikat, mis on siis andmebaasi süsteemi poolt kogutud informatsioon andmebaasis olevate andmetega. Selle statistika alusel siis andmebaasi süsteem arvutab seda maksumust ja loomulikult selleks, et siis andmebaasi süsteem saaks seda maksumust võimalikult täpselt arvutada, peab olema see andmebaasi statistika ajakohane, ehk ta peab olema värske ja selle andmebaasi statistika värskena hoidmine on kindlasti ka üks andmebaasi administraatori töö ülesannetest. Igatahes selle andmebaasi statistika alusel arvutatakse siis välja nende erinevate täitmisplaanide maksumused ja seejärel valitakse andmebaasi süsteemi poolt selline täitmisplaan, mille puhul see maksumus oli kõige madalam. Ja sellist optimeerimise viisi kutsutakse maksumuspõhiseks optimeerimiseks ehk cost-based optimization. Ja vaatame nüüd seda, et kuidas on siis võimalik PostgreSQL-is neid täitmisplaane vaadata ja vaatame siis ka mõningate erinevate lausete täitmisplaan. Ma olen ühendunud andmebaasi külge, kust kohas mul on loodud 2 tabelit, muuhulgas tabeli temp ja dept
et tabelis emp on andmed töötajate kohta, emp nagu employees, ja tabelis dept on andmed osakondade kohta, dept nagu department. Ehk iga osakond on seotud 0 või rohkema töötajaga ja iga töötaja on seotud ühe osakonnaga. Et sellised tabelid on mul siin andmebaasis, nagu te näete, andmete hulk siin tabelites on üpris väike. Nüüd, nagu öeldud, nende täitmisplaanide koostamisel andmebaasi süsteem siis kasutab maksumuspõhist optimeerimist, selleks on tal vaja teada infot andmebaasis olevate andmete kohta, nagu näiteks see, et kui palju on tabelites ridu, kui palju on mingisuguses veerus erinevaid väärtuseid, kui sügav on indeksi puu, kui lihtsalt tuua mõned näited. Ja nüüd lause, mille abil on võimalik siis PostgreSQLis anda käsitsi korraldus andmebaasi statistika värskendamiseks, on siis analyze. Ja selle analyze lausega värskendatakse siis kogu andmebaasi statistikat. Nüüd, kui ma tahaksin siis vaadata andmebaasi andmekäitluskeele lause täitmise plaani, et siis selleks ma peaksin kasutama explain lauset. Et ma näiteks tahan vaadata, et kuidas täidetakse siis andmebaasi süsteemi poolt seda lauset, millega otsitakse andmeid kõikide töötajate kohta. Explain ja sinna järgi tuleb siis see lause, mille täitmisplaani ma tahan vaadata. Ja siin ma näen, et tegelikult antud juhul see täitmisplaan on väga lihtne, koosneb ainult ühest operatsioonist. Et loetakse järjestikku siis kõik read, mis on tabelis töötajad, toimub kõikide tabeli töötaja ehk emp andmeid sisaldavate plokkide läbi skaneerimine. See on siis sequential scan. Et kes on näiteks tuttav Oracle'i täitmisplaanidega, siis seal vastav operatsioon oleks full table scan, tabeli täielik läbi skaneerimine. Ja siin näete, et on välja toodud siis ka maksumus, et kui palju siis maksab selle operatsiooni läbiviimine ja kuna antud juhul selle lause täitmine põhinebki ainult ühe operatsiooni läbiviimisel, siis kui palju maksab terve selle lause täitmine. Et see esimene arv siin näitab, et kui palju maksab selle operatsiooniga alustamine ja teine arv näitab seda, et milline on siis selle operatsiooni kogu maksumus. Nüüd selle explain lause korral tegelikult seda lauset ennast ei täideta, mille täitmisplaani ma tahan vaadata. Et kui ma tahaksin näha ka infot selle kohta, et kui palju siis nüüd tegelikult võttis selle plaani koostamine ja elluviimine aega, siis ma peaksin kasutama sellist lauset nagu explain analyze. Et see analyze siin juures ütleb siis seda, et ka täitke see lause ja näidake siis informatsiooni, et kui palju võttis siis plaani koostamine aega, nagu te näete, et plaani koostamisele kulutab andmebaasi süsteem aega ja kui palju võttis aega siis selle plaani alusel lause täitmine. Nii et kogu see täitmisaeg on siis nende kahe summa. Nüüd selle explain analyze korral tuleb siis arvestada seda, et see lause ka tegelikult täideti. Nii et kui te tahate vaadata siis näiteks nüüd selliste lausete täitmisplaani, mis siis andmebaasis andmeid muudavad, et siis tuleb sellega arvestada ja panna siis explain analyze lause sellisesse transaktsiooni plokki, kus kohas see transaktsioon ehk tehing ka siis lõpuks tagasi kolitakse. Selleks, et andmebaasis ei juhtuks selliseid mittevajalikke andmemuudatusi. Antud juhul ma tahan vaadata, et kuidas siis täidetakse andmebaasi süsteemi poolt selline lause, et kustutada kõik read tabelist. Employee, ma algatan transaktsiooni, siis on explain analyze lause, tegelikult toimub ka tabelist emp ridade kustutamine ja seejärel selle rollback lausega ma saan selle kustutamise tagasi rullida. Ja siin näete, et siin muu hulgas siis ka käivitus selle kustutamise käigus üks trigger, ja jällegi nende triggerite käivitumine ka tähendab seda, et andmebaasi süsteem kulutab natukene rohkem aega selle lause täitmiseks.
Nüüd vaatame siin huvi pärast siis seda, et kui ma ei otsi mitte andmeid kõikidest tabeli ridadest või kõikidest tabeli veergudest, vaid mind huvitavad andmed ainult ühest veerust, et kas siis see täitmisplaan kuidagi erineb. Et siin ma otsisin andmeid kõikidest veergudest, siin ma otsin ainult võtmeveerust. Et see on tegelikult primaarvõtmeveerg. Tabelis on deklareeritud primaarvõti, mis hõlmab seda veergu. Sellele veerule andmebaasisüsteem on loonud automaatselt indeksi. Aga nagu te näete, täitmisplaan ei ole tegelikult muutunud. Ja endiselt toimub selle tabeli täielik läbiskaneerimine. Ja siin võib muidugi põhjusena välja tuua selle, et selles tabelis on väga vähe ridu, nii et antud juhul siis see andmebaasisüsteemi optimeerimismoodul ei pidanud vajalikuks seda, et selle lause täitmiseks hoopis kasutada seda indeksit, mis on sellele tabeli veerule loodud. Et ta ikkagi eelistas seda tabeli täielikku läbiskaneerimist. Nii et veel kord, et seda täitmisplaani, et selle koostab andmebaasisüsteem talle teadaoleva informatsiooni alusel, tegelikult sinna sellesse täitmisplaanide koostamise moodulisse on sisse ehitatud aegade jooksul väga palju tarkust, et teha võimalikult head valikud. Ja siin tulebki siis öelda, et näiteks kui te vaatate neid täitmisplaane ja te olete loonud tabelitele indekseid ja te vaatate, et seal täitmisplaanis seda indeksit ei kasutata, et see sugugi ei pruugi veel tähendada seda, et see täitmisplaan on halb või et andmebaasisüsteem on langetanud halbu valikuid. Et võib-olla andmebaasisüsteemi hinnangul selle indeksi kasutamisel antud kontekstis ei ole mõtet, et näiteks mõelge selle peale, et teil on selline väga väikene raamat, kus kohas on võib-olla ainult 1-2 lehekülge, selle raamatu lõppu on mingil põhjusel pandud indeks, kus kohas siis viidatakse nendele raamatu sisu osalejatele, nüüd öeldakse, et vaadake palun see raamat läbi, tehke sellest kokkuvõte, et ilmselt ei ole mõtet siis hakata indeksit kasutama, vaid mõttekam on siis vaadata läbi selle raamatu sisu selleks, et ülesanne täita. Siis täidan sellise lause, et vaadata, et kui palju tabelis on ridu ja endiselt ma näen, et ei kasutata siin tabelile loodud indeksit. Nüüd vaatan siin natukene keerukamat lauset, kus kohas ma siis ühendan kokku andmed kahest tabelist emp ja dept. Et siin tegelikult läheks andmebaasisüsteemil vaja juba rohkem operatsioon, et seda lauset täita. Et siin ma siis ühendan kokku tabelit emp ja dept, kasutades osakonna numbri veergu, mis on siis ühine veerg nendes kahes tabelis, et see on välisvõtmeveerg tabelis employee, primaarvõtmeveerg tabelis department. Ja nagu te näete, et nüüd on see täitmisplaan juba natukene keerukam. Tegelikult tuleb öelda, et see täitmisplaan on selline puustruktuur, kus kõik need puu sõlmed on siis operatsioonid. Puulehtedeks on siis andmete lugemine või lähteandmete lugemine, kas siis otse tabelitest või indeksite põhjal, ja puu juureks on siis selle lause kui terviku täitmine. Ja tegelikult esitatakse see täitmisplaan siin mulle praegu nagu sellise puuna, kus kohas siis juur on vastu taevast, lehed on vastu maad ja mul tuleks seda täitmisplaani hakata lugema siis altpoolt ülesse ja seestpoolt väljapool. Nii et antud juhul siis loetakse ridu tabelist department, loetakse osakondade numbrid tabelist department, arvutatakse nende põhjal räsiväärtused ja need osakonna numbrite alusel arvutatud räsiväärtused paigutatakse siis mälus olevasse räsitabelisse. Ja seejärel loetakse tabelit töötaja ja nüüd iga rea kohta tabelis töötaja leitakse osakonna number, leitakse selle osakonna numbri räsiväärtus ja nüüd seda siis võrreldakse seal mälus olevas räsitabelis olevate räsiväärtustega ja selle alusel vaadatakse, kas saab selle konkreetse töötaja ühendada kokku mingisuguse reaga tabelist osakond või mitte. Nii et see on siis üks tabelite ühendamise viis,
mida andmebaasisüsteem võib kasutada, et see on siis see hash join või räsiväärtusel põhinev ühendamisoperatsiooni läbiviimine. Tegelikult on ka teisi võimalusi, kuidas andmebaasisüsteem saaks seda ühendamisoperatsiooni läbi viia. Näiteks on olemas selline ühendamise algoritm nagu merge join, mis põhineb ridade sorteerimisel, ja näiteks olemas selline ühendamise algoritm nagu nested loop join, mis siis põhineb tsüklis ridade läbivaatamisel ja siis ühest reast leitud väärtuse alusel vaatamisel, et kas teises tabelis vastav rida on või mitte. Ja sealjuures tüüpiliselt siis kasutatakse indeksit selleks, et seda ühendamise operatsiooni kiirendada. Nii et nagu te näete, andmebaasisüsteemil on võimalik valida erinevate viiside vahel, kuidas mingisugust ülesannet lahendada. Ta üritab valida võimalikult optimaalse viisi. Ja see omakorda tähendab seda, et see andmebaasi keele kasutaja, tema saab töötada kõrgemal abstraktsiooni tasemel. Tema ei pea oma pead vaevama sellega, et kas nüüd tabelite ühendamiseks tuleks kasutada räsiväärtuste alusel põhinevat ühendamist või sorteerimisel põhinevat ühendamist või tsüklitel põhinevat ühendamist. Et tema lihtsalt ütleb, et palun päringu tulemuses ühendage mulle need tabelites olevad andmed kokku. Andmebaasisüsteem ise valib, kuidas oleks kõige parem seda ühendamist läbi viia. Et see on siis nii-öelda see eelis, mida pakub deklaratiivse andmebaasi keele kasutamine nüüd andmebaasisüsteemi kasutajad. Et siin siis näete ka seda, et iga selle operatsiooni juures on näidatud nii selle operatsiooni maksumus, kui on ka siis nii-öelda selle explain analyze korral näidatud, et kui palju võttis siis nüüd tegelikult aega see, et seda operatsiooni läbi viia. Et nii-öelda on toodud siis selline nii-öelda informatsioon siin välja. Nüüd need näited täitmisplaanide kohta, ma vaatasin neid kasutades seda PSQL programmi. Et PSQL programmi te saaksite näiteks kasutada siis, kui te logite serverisse ja seal Shelli promptis selle PSQL programmi käivitate. Ja tegelikult on võimalik seda PSQL programmi kasutada ka läbi pgadmin vahend. Et see pgadmin on siis selline programm, mis pakub graafilist kasutajaliidest ja istub kasutaja arvutis, ja see pgadmin programm on mõeldud spetsiifiliselt PostgreSQL andmebaasidega töötamiseks. Nii et kui ma näiteks tahaksin samasugust explain analyze käsku käivitada siin pgadminis, et või siis ma saaksin siit valida, ma nii-öelda loon ühenduse, login serverisse sisse, valin andmebaasi, valin siit tools, PSQL tools, ja näete, avaneb mulle see samasugune kasutajaliides, ja mul on võimalik ka tegelikult neid samu käske ja lauseid, mida ma sain käivitada PSQL-ist, kui ma sinna serverisse otse sisse logisin, et mul on neid võimalik kasutada ka siin selles pgadmini vahendis. Aga tegelikult siin pgadmini vahendis nüüd nende täitmisplaanide vaatamiseks on ka alternatiivne võimalus, et ta pakub sellise nii-öelda ka graafilisel kasutajaliidesel põhineva võimalus. Nii et kui ma olen siin nüüd ühendanud selle andmebaasi külge ja valin siit tools ja query tool, päringu tööriist, et siis mul on võimalik nüüd siin panna siia see lause. Ja kui ma vajutan siia sellele execute nupule, käivitamise nupule, siis see lause pannakse käima ja mulle näidatakse selle lause tulemust. Kui ma vajutan siin sellele nupule explain, et nagu te näete, siin juures näidatakse ka seda kiirkorralduse klahvi, et siis mulle näidatakse seda lause täitmisplaani ilma seda lauset ennast täitmata. Et kui ma vaatan siit statistikat, et siis siin statistika all ma nüüd nii-öelda ei näe infot selle lause tegeliku täitmise kohta. Küll aga on siin nii-öelda väga kenasti graafiliselt välja toodud, et kuidas siis toimub selle lause täitmine. Et nii-öelda eriti selliste keerukamate lausete puhul on võib-olla selline graafiline esitusviis väga mugav vaadata.
Ja kui ma vajutan siia sellele nupule Explain Analyze, et siis mul tegelikult siin selles graafilises pildis midagi ei muutu, aga mulle näidatakse nüüd siin selle analüüsi all ka siis seda, et kui palju, et kuidas siis toimus tegelikult selle lause täitmine. Nii et siin on mul siis võimalik kasutada seda graafilist võimalust selle explain ja explain analyze lause käivitamiseks. Et vaatame siin veel näitena mõnda täitmisplaani, et näiteks ma võtan ja tahan vaadata siis sellist täitmisplaani, täitmisplaani sellise lause korral, kus kohas ma samamoodi ühendan need kaks tabelit kokku, aga soovin tulemust sorteerida. Ja ma mõtlen, et äkki andmebaasi süsteem tänu sellele sorteerimise operatsioonile valib teistsuguse ühendamise algoritmi, et ta selle hash join'i asemel kasutab hoopis seda sort merge join algoritmi, mis põhineb siis andmete sorteerimisel selleks, et seda ühendamise operatsiooni läbi viia. Aga jällegi, et kuna siin tabelis olevate ridade arv on nii väikene, siis andmebaasi süsteem otsustas, et antud juhul siiski kõige parem on kasutada ühendamiseks hash join algoritmi ja siis kõige lõpuks seda tulemust sorteerida. Et vaatan nüüd huvi pärast, et mis saab siis nüüd sellisel juhul, kui ma kasutaksin mõnda sellist andmebaasi, kus kohas ridade hulk oleks märkimisväärselt suurem. Et mul on siin üks selline andmebaas, kus kohas on selles tehingu andmetega tabelis healthcare visit on 1 miljon rida ja näiteks siis neid faciliteid, et neid tervishoiuasutusi, kus kohas need võiksid siis need visiidid toimuda, et neid on seal 50 000. Et vaatame, et kui ma nüüd proovin selle sama analoogilisi lauseid täita siis selliste tabelite puhul, kus kohas on andmeid oluliselt rohkem, et kas siis andmebaasi süsteem kuidagi täidab neid lauseid teistmoodi. Et kõigepealt ma otsin siis sealt miljoni tabeliga reast neid primaarvõtmeväärtuseid, soovin väljastada kõik primaarvõtmeväärtused ja ma näen, et tegelikult toimub endiselt siis tabeli täielik läbiskaneerimine ehk ei kasutata sellele Verole Healthcare Visit ID loodud indeksit. Nüüd üritan kokku loendada, et kui palju toimub siis kui palju on selles tabelis ridu ja nagu te mäletate, siis selle EMP-tabeli põhjal, kus kohas oli ainult natuke üle 10 rea, 14 rida, et seal kasutati selle lause täitmiseks siis tabeli täielikku läbiskaneerimist, aga siin selle tabeli puhul, kus kohas siis on oluliselt rohkem rida, 1 miljon rida, otsustab andmebaasi süsteem nüüd seda, et kõige optimaalsem oleks kasutada indeksit. Kusjuures huvitaval kombel ta ei kasuta mitte primaarvõtme indeksit, vaid ta kasutab ühte välisvõtme Verole loodud indeksit. Nüüd viin läbi siis ühendamise operatsiooni, et ühendada kokku siis tabelid facility ja healthcare visits. Nii, ja vaatan ja näen, et endiselt on antud juhul kasutatud siis seda hash join algoritmi, kusjuures lähteandmete lugemiseks ei kasutata mitte andmebaasis loodud indekseid, vaid toimub tabeli täielik läbiskaneerimine. Täpselt samamoodi nagu valitakse täpselt samasugune ühendamise algoritm, nagu valiti siis nende EMP ja DEPT tabelite põhjal, kus kohas oli oluliselt vähem andmeid. Aga nüüd ütlen, et mind tegelikult huvitavad ainult teatud tingimusele vastavad read sellest tulemusest, et see facility ID peab jääma sellesse vahemikku
Ja nüüd ma näen, et endiselt kasutatakse siis seda hash join algoritmi, aga nüüd kasutatakse siis nende healthcare'i, nende tervishoiuasutuse visiitide andmete lugemiseks kasutatakse indeksit. Et siin loetakse siis juba seda indeksit selleks, et siis välja filtreerida tulemusse ainult sellised read, kus kohas siis facility ID on siis, selles vahemikus. Nii et nii-öelda lisasin siia selle tingimuse ja nüüd andmebaasisüsteem otsustas, et siin oleks kõige parem kasutada indeksit. Ja kõige lõpuks vaatan siis sellist päringut, kus kohas ma siis nii-öelda ühendan kokku nendes kahes tabelis olevad andmed ja kasutan, ütlen, et päringu tulemuses peavad olema read sorteeritud facility ID järgi, see on siis see veergüle, mille toimub see ühendamine. Ja nüüd sellel juhul siis andmebaasisüsteem otsustab, et siin kohal oleks kõige mõistlikum kasutada hoopis teist ühendamise algoritmi. Et mitte kasutada siis seda räsiväärtuste leidmisel põhinevat algoritmi, vaid kasutada siis hoopis seda merge join algoritmi, mis siis nii-öelda põhineb nii-öelda lähteandmete sorteerimisel. Nii et siin siis loetakse lähteandmeid indeksitest indeksit kasutades ja seal indeksis on tegelikult need andmed ka juba sorteeritud indeksipuu lehtedes ja nüüd siis nii-öelda neid sorteeritud andmeid lugedes peale seda kasutatakse siis selle ühendamise operatsiooni läbiviimiseks seda sort merge algoritmi. Ja mul on tegelikult võimalik, kui ma tahan vaadata, et kuidas siis näiteks näeks see siin välja PSQL-is, et mul on võimalik avada ka siin nii-öelda see PSQL-i aken, kus ma ühendun siis selle andmebaasi külge ja siin ma siis näen, et kuidas siis sellisel tekstilisel kujul siin PSQL-is see täitmisplaan välja näeks. Et toimub siis nende lähteandmete lugemine, kasutades indeksit, et indeksist juba loetakse neid andmeid sorteerituna, siis need andmed merge join tulemuse merge join algoritmi abil ühendatakse kokku ja need andmebaasisüsteem otsustas kasutada seda ühendamise algoritmi just nimelt tänu sellele, et ma ütlesin, et siin lõpptulemuses peavad olema need andmed selle facility ID järgi sorteeritud, järelikult ta leidis, et kõige otstarbekam oleks seda ühendamist viia läbi niimoodi, et seal ühendamise tulemuses need read oleksid juba sorteeritud.